Tere õhtust kõigile tänasel üsna ilusal õhtul ja täna plaanime siis selle mentorakna Kai Kleiniga kahekesi vahetades läbi viia. Ja plaan selline, et esimeses pooles jagame natuke teooriat ja siis teises pooles saame vastata teie arvukatele küsimustele. Kui teil neid küsimusi tekib jooksvalt selle meie jutu kõrvale, siis kirjutage julgelt chati või tõstke käsi, siis saame ka kohe nendele küsimustele pihta. Ja ma paluks nüüd Kail järgmist slaidi. Ja ma ütlen tere õhtust ka enda poolt ja siis... Ja siis juba räägigi, kes sa oled, miks sa oled, mida me teeme? Mis ma olen? See on veel eriti hea küsimus, et mis ma selline olen. Aga mina olen siis, töötan igapäevaselt Balti Keskkonnafoorumis, mis on mittetulundusühing, mis tegeleb keskkonnateemadega juba eelmisest sajandist põhimõtteliselt. Ja minu viimase aasta teemade laual on eelkõige kõik, mis on seotud kemikaalide alase teadlikkusega ja just see, mis puudutab tarbijate poolt. Et mingil määral olen kokku puutunud ka sellega, et mis toimub siis kemikaalidega ettevõttes, et kuidas siis sealpool võiks need asjad sätitud olla. Et olen viinud läbi erinevaid siis koolitusi, seminare ja lisaks kõigele siis annan oma teadmisi siis viimased 4 aastat edasi ka põhikoolis õpetades keemiat ja füüsikat, et natukene siis seda maailma ka seal tutvustada. Nii, aga Helen, räägid 2 sõna endast ka? Minu taust on totaalselt bioloogia ja ökoloogia. Kõik see, mis puudutab elusloodust. Olen mereökoloog, kitsamalt tegelenud sellega ka eelmisest sajandist alates juba, ka keskkonnabioloogiaga, mis siis on valdkond eluslooduse ja näiteks kemikaalide ja keemiliste füüsikaliste tingimuste vahelised seosed. Viimasel 5-8 aastal üsna aktiivselt pidanud panustama ka erinevate keskkonnaprotsesside hindamisse, et ESG-st olete te kuulnud, siis kestliku arengu eesmärgid olid enne seda. Nüüd kohe-kohe varsti tuleb toote keskkonnadeklaratsioon, CO2 jalajälge me oleme ka vist juba üle 10 aasta mõõtnud toote olelusringe. Ka keskkonnakoolitaja, ülikoolis õpetan, gümnaasiumis õpetan ka natuke. Täna mul oli hästi hea meel, et osad küsimused juba tulid meil grupis looduskosmeetika kohta. Olen ka Eesti Looduskosmeetika Liidu tarbijavalikute koordinaator. Tootjatega nii palju ei tegele, aga just tarbijate teavitamisega ja koolitamisega. Ja tänase teemaga veel seotud, et kõik bioressursid, kõik looduslik, mida on keskkonnast võimalik kasutada oma ettevõtluses. Nüüd olen Eesti esimese vetika- ja karbifarmi omanik. See omanik on jutumärkides sellepärast, et tegemist on teadusfarmiga, et jah, et ilma minu ja selle teise partnerite, kellega me seda teeme, ilmselt see farm ei toimiks. Aga ta juriidiliselt mulle ei kuulu, aga see esmakogemus on tõesti meil kahel. Nii, saad see Kai järgmise slaidi panna. Millest täna juttu tuleb? Katsun teha ülevaate ja Kai siis läheb natuke ka spetsiifilisemaks mõne koha peal. Millised võimalused üldse on või mille peale üks väike ettevõtja üldse võiks mõelda, mis on kohustuslik mõelda, kui ta tahab olla hästi korrektne, kui ta ütleb, et tal on roheettevõte, et mida see siis tähendab. Puudutan hästi põgusalt ka natuke seda, et kas üldse ESG-d või mitte ESG. Siis kust väike ja keskmised ettevõtted ja ka mikroettevõtted saavad tasuta infot ja nõustamist. Ei ole mõeldav, et kõik hakkaksid maksma
mitte sama suuri summasid, sest töömaht on erinev, aga hakkaksid maksma selle eest nagu Tallinna Kaubamaja või Tallink või keegi selline suur. Et annan ka natuke neid juhendeid. Siis kuidas kasutada teadust oma toodete arendamisel ja kuidas mõelda välja midagi uut biomaterjalidega teie toodete loomisel. See toode võib olla ka selles mõttes jutumärkides, et ta võib ka teenus olla, et te võite tammekoort ka müüa lõhna, maitse ja puutetundlikkusega seoses näiteks, et see ei pea nagu käega katsutav toode olema. Palun järgmine slaid. Mis ettevõtjat ees ootab? Hästi põgusalt sellest, mis on Euroopa Liidus juba tehtud. Eelmisel aastal võeti vastu looduse taastamise määrus, see kehtib, see on absoluutselt kõikidele liikmesriikidele kohustuslik ja kui seda selgitada, tähendab see seda, et iga oma tegevusega nii riik kui ka paraku ettevõtjad peavad hakkama mõtlema, kuidas nad looduskeskkonda muudavad paremaks, looduskeskkonda taastavad. Siis tarbijate võimestamise direktiiv. Kõlab keeruliselt, Kai räägib lihtsalt selle kohe varsti teile lahti. See juba kehtib, järgmine 26 aastal Eesti peab selle täielikult üle võtma ja hakkama tegutsema. Siis ökodisaini määrus tuleb 25-26 aastal. Sellega on väga selgelt seotud see ringdisain ja kõik need ringdisaini ja jäätmeteta disaini protsessid. Roheväidete direktiiv on selle tarbijate võimestamise direktiiviga seotud. See on praegu eelnõu tasandil, enne 28. aastat ilmselt ei jõua kehtima, aga tasub juba mõtlema hakata. Ja ESG paraku ka juba kehtib. Palun järgmine slaid. Kui te nüüd siia programmi tulite, siis te kindlasti mõtlesite oma peas läbi, et mis asi see roheettevõte on või teil oli mingisugune ettekujutus, et mida te tahate teha, mis võiks olla see, millele keskenduda. Et siin on üsna juhuslik valik märksõnadest, millele võib mõelda. No ringdisaini teate, toote elutsükli analüüsist on ka juba räägitud. Ilmselt ökomärgist mahetoodet ka väga paljud on kas ise tarbinud või ka juba mõtlevad, et võiks oma tootele selle teha. Aga võib ka mõelda sellistes hoopis lihtsamates kategooriates, et kas ma kasutan kohalikku ressurssi. Kui ma olen ekskursioonide läbiviija või mingi elamusreiside tegija, mida ma näitan nendele oma klientidele selles kohalikus looduskeskkonnas? Pakendivaba on ka selline lihtne sõna. Ja lihtne mõiste, et ma saan mõelda, et kas ma pean selle asja ära pakendama, kui mul on toode või mitte. Pakend võib olla ka näiteks reklaamibuklett, paks ja paberist, värvitrükis mingile teenusele. Et kas mul on seda pakendit vaja või ma saan kuidagi muud moodi selle info edasi anda. Kui pikk on selle toote või teenuse eluiga, kas ta on mitmeid kordi kasutatav, kas ta on parandatav. Et võib-olla tasub nende keeruliste mõistete toote keskkonnadeklaratsioon asemel hoopis mõelda sellistes hästi lihtsates kategooriates, mida on tegelikult ka meie rohejuhendis. Ja ma arvan, et ma annan selle rohejuhendi aadressi ka hilisema slaidi peal, et võib-olla see annab teile mingisuguseid häid ideid, et kuidas edasi. Palun nüüd järgmine slaid. Nii. Ongi Kai sinu. Jah, et nagu Helen juba ütles, on siis tarbijate võimestamise direktiiv
meil nii-öelda igapäevaselt on võib-olla selle kohta rohkem öeldud roheväidete direktiiv, aga tegelikult see päris see roheväidet ei ole, on siis eesmärk on sellel direktiivil see, et hoida siis tarbijaid eksitavate keskkonnahoidlike väidete eest. Ja selle direktiiviga siis on tegelikult juba keelatud üldiste keskkonnaväidete kasutamine, mis tähendab siis igasuguseid tekste, pilte, kujutusi, mis jätavad siis tarbijale mulje, et toode on keskkonnale soodne või soodsam. Ja siia juurde kuuluvad ka igasugused etiketid, ärinimed, pakendid, kõik muud tekstid, mis üht või teistpidi viitavad siis selle toote keskkonnamõjule. Ja kasutada võib siis selliseid väiteid, mille keskkonnatoime on tõendatud ametlikult siis kas tunnustatud ökomärgistega või siis spetsiifiliste keskkonnatoimete puhul mõne muu õigusaktiga. See direktiiv on siis Euroopa Liidu tasandil vastu võetud ja see on nii-öelda sätted on vaja siis Eesti õigusesse üle võtta järgmise aasta märtsiks ja see rakendub siis järgmise aasta sügisest. Nüüd selle direktiiviga on siis tegelikult väga otseselt seotud siis see roheväidete direktiiv, mis hetkel on siis Euroopa Komisjonis ettepanekuna ja kuna selles tarbijate võimestamise direktiivis on juttu sellest, et sa ei tohi kasutada asju ilma, et sa oleks neid tõendatud, siis küsimus on selles, mida nüüd siis see tõendamine täpselt tähendab ja seda nüüd see roheväidete direktiiv siis peakski hakkama täpsemalt siis reguleerima. Hetkel on, kuna on tegemist alles ettepanekuga ja läbirääkimised käivad, siis ka see, mis siin nüüd slaidide peal kirjas on siis selle põhjal, mis hetkel nii-öelda teada on, aga mis sellest lõpuks välja saab või missuguseks direktiiv kujuneb, et seda hetkel tegelikult lõplikult ju ei tea. Aga põhimõtteliselt on ta suunatud siis kõigile ettevõtetele, kes soovivad oma toodet või teenust siis müüa ja need kasutades keskkonnaalaseid väiteid. Nüüd selge on see, et suurematel ettevõtetel on nende tõendamine võib-olla siis ütleme rahaliselt selles mõttes lihtsam. Väikeettevõtetel on ta pigem siis nii-öelda ajamahukam eeldatud ja selle tõttu on siis välja pakutud ka lihtsustatud protseduur, et nii-öelda seda natukenegi seda protsessi lihtsustada. Aga nagu ma ütlesin, mida see täpselt, see tõendamise protsess nii-öelda tähendama hakkab, seda hetkel veel päris täpselt teada ei ole. Aga põhimõtteliselt, kui teie nüüd juba praegu mõtlete, et te tahate mingisugust väidet kasutada, siis tasub mõelda, et see väide peab olema siis põhjendatud, et mille kohta see täpselt käib ja peab olema siis olemas tõendusmaterjal selle kohta, mida te siis täpselt väidate. See põhjendamine peab olema siis ka tõendatud, ehk siis erapooletu vastavusasutus peab selle siis ära tõendama ja tõestama, et see, mida teie nii-öelda tahate väita ja tõendada, ikka tegelikult ka nii-öelda tõele vastab. Ja seda tõendamist võidakse siis ka kontrollida. Ja viimasena on siis vaja sellest põhjendamisest ja tõendamisest ka tarbijat informeerida, et tarbijale oleks kogu see informatsioon siis selge, arusaadav ja oma siis riigikeeles, kus parasjagu te seda toodet turundate. Et kas ta on siis kuskil veebilehel, digitaalselt, tootepassi kaudu või kus iganes, aga tarbijal, kui ta tahab seda vaadata, siis on tal selleks võimalus olemas. Selle direktiivi ettepanekuga on nüüd tegelikult väga palju siis ka küsimusi just ka mitte väikestel ettevõtetel, vaid ka suurtel ettevõtetel, et mida siis täpselt see tõendamine tähendab ja kui põhjalikult seda on vaja teha ja et kuidas ei läheks see asi üleüldse sellisesse äärmusesse, et ükski ettevõte ei julge enam midagi väita, et ta keskkonna heaks midagi teeb, sest nii kui ta midagi väidab, siis ta peab äkki seda hakkama hirmsasti tõendama ja põhjendama ja ettevõtted ei saagi oma
ka nii-öelda positiivsest keskkonnamõjust mitte midagi öelda. Siin on mõned siis lingid nende direktiivide kohta, just selle viimase kohta, mis puudutab siis roheväidete direktiivi, on siis kõige asjakohasem info Kliimaministeeriumi või nüüd on ta siis Keskkonna- ja Energiaministeerium vist, et sellele ei suudagi järge pidada, mis ministeerium meil parasjagu selle asjaga tegeleb. Ja siis Euroopa Komisjoni lehtedelt, et kus saab siis täpselt jälgi ajada, et mis seisus direktiivi ettepanek on ja kui kaugele sellega jõutud on. Aga üks selline viis oma siis keskkonnaväidete tõestamiseks on ökomärgised, just nimelt need nii-öelda esimest tüüpi ökomärgised ehk siis ökomärgised jagatakse erinevateks kategooriateks ja Keskkonnainvesteeringute Keskusel on siis 14. aprillist avatud siis nii-öelda jooksev taotlusvoor ehk see kestab, kuni vahendid on lõppenud. Et eelarve on 100 000 eurot, mis on just suunatud siis ökomärgiste taotlemiseks ja EMAS keskkonnajuhtimissüsteemide rakendamiseks. Nagu ma ütlesin, siis keskkonnaväited laias laastus saab jagada siis kolmeks. Üks on siis ökomärgised ja keskkonnamärgised, mis on siis väljastatud ja tõendatud erapooletu asutuse poolt, ehk siis ettevõte ise neid oma tootele või teenusele lihtsalt niisama peale panna ei saa, vaid see antakse talle siis nii-öelda kolmanda sõltumatu osapoole poolt. Teiseks suureks kategooriaks on siis ise deklareeritavad keskkonnaväited, ehk see ongi siis tegelikult see, mida praegu nende kahe direktiiviga kõige rohkem proovitakse reguleerida, sest see tähendas seda, et iga ettevõte võis ise panna oma tootele peale mingi märgise ja öelda, et ma kasutan puhast energiat, ma kasutan puhast vett, ma ei kasuta seda või toda, aga et see, kuna sai selgeks, et see annab tarbijatele nii-öelda signaali, et see toode on parem, tarbija hakkab seda ostma, siis tekkis sinna väga palju sellist nii-öelda just nimelt seda rohepesu, et ma ütlen üht, aga tegelikult võib-olla ma päris seda ei tee. Ja kolmas on siis erinevad keskkonnateatised, mida nii-öelda pigem kasutatakse siis ametialases ja nii-öelda ettevõtete omavahelises suhtluses. Nüüd rohepesust ja kuidas seda ära tunda, sellest tuleb meil veel eraldi juttu, nagu Siiri juba enne sissejuhatuses ka ütles. Aga keskkonnaväidete kasutamise kohta saab lugeda, on üks minu organisatsioon Balti Keskkonnafoorum on koostöös meie Läti kolleegiga välja andnud sellise lühikese ülevaate keskkonnaväidete kasutamine parima tavajuhend, et mida seal siis jälgida, mida öelda, mida mitte. Muidugi on see koostatud nüüd enne nende uute direktiivide tegemist, aga eks need põhimõtted laias laastus peavad paika. Ja olemas on ka maailmahariduse videoloeng rohepesu, et mis siis üht-teist selle teema kohta nii-öelda sisendit annab. Kui nüüd aga tahta kasutada siis neid ametlikke ökomärgiseid, siis roheettevõtluse lehel on siis rohejuhend ettevõtjale, kus on siis need erinevad märgised ja just need esimese kategooria ökomärgised ilusti kenasti välja toodud, et millistele toodetele, teenustele neid antakse ja ka kõik lingid nende kohta, et kust siis rohkem infot võib nende kohta leida. Ja kui siin nüüd viimased 3 aastat on kõikvõimalikke erinevaid analüüse ettevõtted teinud, mõõtnud erinevaid parameetreid, siis mul vahepeal tundus, et öko- ja mahemärgised, mis on kestnud tõesti üle 20-30 aasta, mõni märgis on vana, nad on väga hästi välja töötatud, et need kaovad üldse kuhugile sinna ajaloo hõlma, et keegi enam neid ei taha taodelda. Aga mu usk nagu tuli sellega tagasi, et need roheväidete direktiiv, et enam iga ettevõtja ei saa panna oma kodulehele ükskõik millist juttu, et võib-olla ikkagi selline
väga hästi töötav ökomärgiste süsteem ikkagi on tulevikus ka olemas ja ma ütleks nende kaitseks veel seda ka, et jah, nad on tasulised, neid peab iga 3–5 või mõned ka 8 aasta tagant uuesti laskma ennast hinnata või neid tooteid hinnata, aga tarbijad väga hästi saavad aru, mis asi see on, et nad õpivad ära need märgised, nende sisu ja kellele me ikka seda toodet või teenust teeme, et ikka tarbijatele, eks. Aga ma annan nüüd väikse ülevaate sellest, mis peale ökomärgiste on olemas ja mida ka kasutatakse. Hästi palju kindlasti kõik on kuulnud kliimaneutraalsest Eestist ja kliimaneutraalsest maailmast ja CO2 jalajäljest ja kasvuhoonegaaside mõõtmisest. See ei ole kohustuslik, kuigi näiteks pank võib seda oma klientidelt küsida. Ma ei tea, kas keegi teist on saanud mõne Eesti panga käest juba küsitluse. Mina sain. Seal oli peale CO2 midagi veel. Ma jätsin selle esialgu täitmata, sellepärast, et esiteks ma olen nii väike, ma ei ole elus mitte kunagi laenu pangast soovinud ja ma ei näe, et ma lähima 5 aasta jooksul ka sooviks. Põhjendasin ilusti ära, rohkem nad mind tülitanud ei ole. Aga CO2 jalajälje või kasvuhoonegaaside mõõtmine on selles mõttes lihtne, et ta on numbriline, on võimalik välja arvutada ja Kliimaministeeriumil on ka juhend selle kohta ja väga hea, küll Exceli tabel, aga ikkagi tabel, kuhu on võimalik panna mõõdetavad numbrid ja siis on teil võimalik ka öelda, et minu ettevõtte või minu toote jalajälg on see või teine või ongi selline suurus. Palun järgmine slaid. Natuke laiem on keskkonna jalajälje hindamine. Tegelikult see panga küsitlus on ka pigem see keskkonna jalajälje hindamine, et ta küsib nii energiakasutust, mis ei ole ainult mitte CO2 emissioon, vaid ka kui palju ma energiat kasutan, millist energiat, küsib ka transpordi kohta, väiksed küsimused, kuidas mu ettevõte mõjutab elurikkust, küsib ka positiivseid tegevusi, et sinna saab ka seda panna tabelisse, siis veekasutust, ressursid toote jaoks ja mida ma oma jäätmetega teen, et millised jäätmed üldse tekivad, kas need jäätmed lähevad ringlusesse või mitte. Selle kohta on ka väga hea juhend ja ka tabel Kliimaministeeriumi lehel. No ikka praegu on ikka veel need Kliimaministeerium. Okei. Vähemalt e-posti aadress on selline. Et see on teine võimalus. Siis toote olelusringi analüüs ja ringdisain käivad omavahel väga käsikäes. Need on nüüd natuke subjektiivsemad, et mina ettevõtjana toote, ütleme, mul on näiteks kehakreem, võin välja kirjutada hoopis teistsuguse jutu, kui näiteks Kai, kes teeb täpselt samasugust kreemi, põhimõtteliselt samasugust kreemi oma ettevõttes. Et siin ei ole ka sellist sertifitseerimisasutust, küll ringdisaini auditi saab lasta teha Eestis ja need ei ole ka väga kallid. Te teate, et selline võimalus on, et kui läheb nende roheväidetega kuidagi keeruliseks, et te peate mingit otsust tegema, et siis võite siia sellele slaidile tagasi tulla ja mõelda, et kas näiteks toote olelusring võiks olla üldse see meetod, mida te kirjeldama hakkate. Palun järgmine. Selle CO2 juures ütlesin, et on hästi hea selles mõttes, et ta on mõõdetav, numbriline. Meie maailm ilmselt läheb üha rohkem sinna poole, et toodetelt hakatakse ootama toote keskkonnadeklaratsiooni. Paraku ka nendelt toodetelt, mis ei ole mahe või ökomärgisega. See ökodisaini direktiiv ka sinna poole suunab. Ja mida ta siis küsib? Näiteks juba ka selliseid kriitilisi
keskkonnaprobleeme puudutavaid teemasid nagu kas minu ettevõte mõjutab eutrofeerumist või siis toob liigseid toitaineid keskkonda juurde, kas ta mõjutab hapestumist, mõju osoonikihile, kas kasutab fossiilenergiat, milline on veekasutus ja positiivsena siis, et kas on taastuvenergia või on ikka fossiilsed kütused. Seda kahjuks ei saa ükski ettevõtja teha üksipäini omaette, et Eestis ma näen ja üldse väikeettevõtetel ja mikroettevõtetel ma näen, et mõistlik on koguneda sarnased ettevõtted kokku, luua mingi MTÜ või klaster ja töötada enda klastri jaoks näiteks kosmeetikatoodetele see keskkonnadeklaratsioon välja. Praegu Tartu Ülikool, kus ma töötan, teeb seda sama protsessi näidisprotsessina merest saadud tooraine ka toodete jaoks. Aga see on hästi-hästi kitsas valdkond. Muidugi seda on võimalik, on ju kellelgi, see on Horisondi projekt, et kui see lõpuks aastal 2027 valmis saab, siis on võimalik, see on avalik, kõik Horisondi tulemused on tasuta kasutatavad absoluutselt kõikidele Euroopa Liidus, et keegi võib selle võtta, edasi arendada ja täiendada või mugandada seda just enda toote valdkonnale. Aga ta ei ole ikkagi ülilihtne süsteem minu silma läbi. Aga võib-olla läbi klastri või MTÜ on ettevõtetel mõistlik koonduda ja siis hakata seda rada sealt ajama, kui keegi hakkab küsima. See eelmine slaid oli väga seotud selle maa kandevõimega, eutrofeerumine, hapestumine, osoonikiht ja mida nügib see looduse taastamise määrus, mida ma esimestel slaididel mainisin ja mis kehtib ja hakkab väga palju ilmselt mõjutama tulevikus meie ettevõtlust. Te võite uurida, ma ei hakka siin lahti selgitama praegu, et mis seal oli, et võite uurida, kes enne ei ole seda planetaarseid piire silma ette sattunud. Ja suunan teid hästi julgelt ka sinna roheettevõtlus.ee lehele, otsige sealt menüüribalt, kõige vasakul pool on rohejuhend ettevõtjale, mis kindlasti aitab teid edasi, kui tekib vahel selline segadus, et mis nüüd. Palun järgmine. Ja siis see küsimus, et ESG või mitte ESG. Mu isiklik arvamus on, et... Helen, ma korra ütlen vahele, et Helen, vetikafarm on meres. Kas Eestis tegeletakse ka toasvetikate kasvatamise uurimisega, tuli küsimus vahele? Jaa, kasvatatakse angaarides ja kasvatatakse just mikrovetikaid, rohevetikaid, mille produktsioon või mis kasvavad hästi kiiresti, annavad hästi kiiresti biomassi. Seda võib panna nii näiteks loomatoidu sisse, aga rohkem kasutatakse erinevates biomaterjalides ja sellistes kohtades, kus on näiteks klorofülli vaja mingisugustes elus looduse bioloogilistes protsessides, kemikaalides. Et saab küll, jah. Aga need on kõik sellise, ütleme, katsefarmide tasemel. Et meil Eestis on see häda, et päikest ei ole. Suurem osa on fossiilne energia, mida me kasutame, või siis biomassienergia. Ja et kas see on nagu mõistlik seal angaaris seda biomassi põletada, et saaks neid vetikaid kasvatada. Aga selle ESG kohta Riina Eedra mentoraken on 22. mail ja siis ta võtab pulkadeks lahti ja annab ka hästi häid juhendeid ja platvorme, kus te saate ise läbi proovida, tutvuda, vaadata, et mis asi see üldse on. Minu enda isiklik arvamus on, et mikro- ja väikeettevõtjad ei peaks seda tegema. Tasuta info väikeettevõtjale on ühel Euroopa lehel, see on küll ingliskeelne, aga hästi lihtsas kirjas, et need lingid on siin olemas
Eesti, Läti, Leedu tasuta rakendus valmib 2025 aastas sügisel. See on samamoodi Horisondi projekt. Pärast on kõigile kasutatav, aga tema väike puudus on see, et ta on praeguseks juba üsna keeruliseks disainitud, et kõik väikeettevõtjad kindlasti ei taha seda teha, aga ma näen seda ette, et kuna see kood äkki saab avalik olema, siis saavad kõik ettevõtted või ettevõtete klastrid ja MTÜ-d, kes koondavad sarnaseid ettevõtjaid, seda ise endale käepäraseks teha, et oleks päriselt rakendatav, et kui ma näiteks teen rattaid, on ju, et siis see on just minu ettevõttele kohandatud, aga mu rattafirma on veel nii väike, et võib-olla teengi 100 ratast aastas. Et siis ma autoettevõtjate liitu ei lähe, eks ju. Aga mis selle ESG-ga täna on? Ta on üsna tunnelvisiooniga ja tulevikus hakkab seda sisu mõjutama looduse taastamise määrus, millele on tänapäeval sellel ESG-l praegusel hetkel üsna vähe tähelepanu pööratud. Aga arvestades, kui aeglaselt Euroopa Liidus kõik asjad toimivad, siis 3–5 aasta raames ma väga üldse ei muretseks nende 3 tähe pärast. Aga ta annab häid ideid, võib-olla mida päriselt sisuliselt ettevõtja saab teha. Palun järgmine slaid. See on nüüd, kui mäletate, siis Katre disaini webinaaris oli täpselt see sama slaid, et mõelge ka selle keskkonna hindamise koha pealt, leidke see probleemi kontekst üles või see fookus, et mida te teha tahate, et on väga keeruline väikesel teha kõike või teha ühte, teist ja kolmandat. Et mõelge, et kas te tahaksite näiteks biomaterjale kasutada enda toodetes, näiteks vetikaid, või keskendute sellele CO2-le või üldse kasvuhoonegaasidele või lähete seda teed, et võtate selle vana ja tuntud mahemärgise või ökomärgise ja hoopis hakkate sellega tegelema. Palun järgmine. Ja mu väga suur soovitus, et tehke koostööd omavahel, valdkonna ettevõtted, leidke olemasolevad klastrid, MTÜ-d, näiteks merevaldkonnas on merendusklaster, et jah, seal on nii vetikakasvatajad, kelle, ütleme, rahaline mõju on suhteliselt väike ja seal kõrval on ka näiteks suurlaevade tehased, et see on nagu seinast seina, aga Eestis on rohemajanduse klaster olemas, mis tegelebki just selliste küsimustega, siis mahemärgised Organic Estonia, hästi tore ja Eesti tootjate eest seisev organisatsioon, et leidke üles need valdkonda ühendavad organisatsioonid või kui seda organisatsiooni ei ole, looge ise. Siis kutsuge ametnikud appi, Keskkonna- ja Energeetikaministeerium, Rahandusministeeriumisse pöörduge selle ESG teemaga, Põllumajandus- ja Toiduametisse, et ametnikud ongi meil tegelikult selleks, et aidata kodanikke, kuigi aeg-ajalt tundub, et see võib neile tüütu olla, aga see päriselt on ka nende töö ja nad tegelikult on rõõmsad, kui nad saavad mingisuguse reaalse lahenduse ja saavad siis ka öelda, et nad on aidanud seda lahendust välja mõelda, et meie enda vetikabürokraatias oleme küll hästi palju neid kasutanud ja nad on lõpuks olnud ka, jess, õnnestus. Et meie valdkonnas paljudel asjadel polnud üldse seadusandlustki. Ökomärgis taimekasvatuses nõuab, et kasvataja kasutab ühekordseid plasttopse. Kas päriselt on nii? Arvamust. Ma ei oska seda väidet kinnitada või ümber lükata, et kas tõesti on vaja ühekordseid plastpõtte. Tundub väga jabur. Tegelikult ettevõtjal on ka see võimalus, et ta algatab seaduse või määruse muudatuse. Et miks ma ei või kasutada plastpotte, kui ma nad vahepeal ära desinfitseerin? Näiteks.
või kuidas saaks teha nii, et ma kasutaksin ühte ja sama plastpotti aastast aastasse. Kui täna lähevad tekstiilijäätmed lihtsalt ahju, siis kas tekstiili saaks kuidagi soojusenergiana kasutada või oleks juba CO2 osas vastuolus? Sellel nädalal oli just ERR-is artikkel, et Eestis ei ole seda süsteemi, mida nende tekstiilijäätmetega mõistlikult teha, kui me need oleme kokku kogunud ja praegu nad lähevadki ahju, jah. See kindlasti ei peaks nii olema, eriti kuna see tekstiilijäätmete hulk on nii suur ja teiseks väga suur on see protsent, mis on tegelikult kasutatav jälle ja uuesti. Ma ei tea, Kai, tahad sa seda kuidagi kommenteerida? Ega ma ei oska seda ka, et tõenäoliselt on küsimus selles, et kas see, et kui ma nüüd seda tekstiilijäätmed ära põletan, et kas see, et mismoodi see siis nüüd seda CO2 arvestust nii-öelda mõjutab, et kas ma saaks öelda, et ma olen nii-öelda mingit a la rohelisemat energiat selle tõttu kasutanud, et justkui tegelikult seda kindlasti ei saa, sest see ju tegelikult viid ju otseselt materjali ringlusest välja, et see nagu ei ole mõeldud kindlasti sellisena, et ei oska seda jah, nii-öelda kommenteerida rohkem. Palun järgmine slaid. Nii, aga võtan siit vahepeal siis Eleni käest sõna üle ja räägin natukene siis siuksest nii-öelda spetsiifilisest valdkonnast, nagu on kemikaalid ja nende mõju. Ehk kui tegelikult ma loodan, et keegi teist ei tee kunagi sellist reklaami, mis ütleb, et mul on kemikaalivaba toode, siis sest sellist asja nagu kemikaalivaba toode ei eksisteeri, sest ka vesi ja õhk on tegelikult kemikaalid. Ehk siis ühtegi toodet, mis oleks kemikaalivaba, tegelikult pole olemas. Võib-olla kui siis tahad öelda, siis võib-olla on ohtliku kemikaalivaba, aga küsimus on selles siis jälle, et mis asi see ohtlik on, sest ka näiteks kärbseseen, punane kärbseseen võib olla ohtlik, kui teda sisse süüa. Kas ma võin vahele segada jälle? Ma avastasin, et vahepeal, kui ma korraks panin märkmeid kirja, on tulnud Eleni teemale 2 kommentaari, et võib-olla võtaks vahele. Sobib? Kas Kai räägib selle kemikaali slaidi ära? Siis ma ei tea, neid ökomärgist ja seda tekstiili põletamist, seda me rääkisime. Nii, aga et kui teie ettevõttes siis kasutate kemikaale, siis tuleks nende üle pidada arvestust. Ehk üks on juba see, et ma nii-öelda tean laos rahalise poole pealt, et kui palju mul midagi on. Aga teine on ka siis nende ainete osas. Ja see kehtib eriti juhul, kui tegemist on siis ohtlike kemikaalidega ja siinkohal siis ohtlik kemikaal tähendab seda, mis on siis seaduse mõistes defineeritud ohtlikuna ehk siis kemikaal, mis võib kahjustada inimese tervist, keskkonda või vara. See arvestus ei pea olema üldse mingisugune väga keeruline värk. Et selleks võib olla nii-öelda täiesti tavaline lihtne Exceli tabel lõpuks. Aga kui ise ei taha ratast leiutama hakata, et siis olen toonud siin mõned nii-öelda kodulehed, kust siis saab infot otsida. Et üks, mis ongi suunatud otseselt kemikaalide kasutajatele ja ka kemikaalide tootjatele, on koduleht nimega fitreach.eu ja see REACH tuleb siis sealt, kui Euroopa Liidu kemikaalimäärus kannab lühendit REACH. Sügisel on meil Balti Keskkonnafoorumis plaanis teha üks webinar kemikaalide ABC, et mis asi on ohutuskaart, kuidas arvestust pidada ja nii edasi. Et kui kellelgi selle teema vastu on rohkem huvi, siis minu meiliaadress on siin olemas, et võib mulle kirjutada, paneme kirja ja anname infot siis, kui aeg lähemale jõuab ja plaanid selguvad. Jälgige oma toodete märgistust. Et juba siin enne oli sissejuhatuses ka, et paljudel toodetel on eraldi siis nõuded, mis ta peab arvestama nende märgistamisel ja üheks selliseks on siis küünlad. Need küünaldel on siis erinõuded nende märgistamisel
ja selleks on siis olemas täiesti Eesti riigi poolt siis juhend küünalde märgistamisest, et mis seal peal siis täpselt olema peab. Ja küünalde puhul on ka siis oluline see, et jälgida, missuguseid aineid te nende küünalde valmistamiseks kasutate. Et ega seal hulgas ei ole siis mingit nii-öelda ohtlikuks klassifitseerituid kemikaale, mis siis tooksid kaasa selle, et kogu toode on vaja siis klassifitseerida ohtlikuks, mis tähendab seda, et te peate sinna peale panema siis ohumärgised. Ja ohumärgised on siis need nelinurksed punase raamiga märgid, mida kõige lihtsam on see, et kui võtad, ostad pesuvahendi, siis seal on see hüüumärk peal. Et siis see on ohumärgis. Et üldiselt ega me ju väga ei taha, et sellised märgid peal oleks, kuigi samas enamasti nad väga tihti on ainult selle tõttu seal peal, et nad võivad sisaldada mõnda ainet, mis on kergelt ärritav. Nüüd kemikaalidel on siis väga erinevad mõjud nii inimese tervisele kui ka siis ka keskkonnale ja siis just nii-öelda tarbijate vaatest on võimalik leida infot siis Mõtle, mida tarbid kodulehelt, et thinkbefore.eu, et seal on erinevate kategooriate lõikes kodukeemia, kosmeetika, mänguasjad ja nii edasi ja nii edasi. Siis seesama FitReach leht ja siis iga inimene nüüd enda koha pealt saab läbi teha siis hormoonsüsteemi kahjustavate kemikaalide nii-öelda testi. Ehk siis CheckED on see leht, mis on siis ühe Interregi projekti tulemusena ja siis arstide nõuannetega toetatud niisugune lühikene test, et kus saate siis määrata seda, et milliseid vahendeid ma kodus kasutan ja siis saate nii-öelda hinnangu, kui suur on oht, et te puutute oma kodus siis kokku hormoonsüsteemi kahjustavate kemikaalidega. Nii, nüüd see osa sai läbi. Mulle ka vanasti meeldis niimoodi öelda, et ja ökotooted on kemikaalivabad. Et eks ka tarbijad saavad sellest siis just nii aru, et seal ei ole mitte midagi sellist sees, mis oleks on ju ohtlik sellele, kui ma endale peale panen või lapse peal kasutan või riideid seljas on ju kannan. Aga ütleme siis nende kemikaalipõhistele toorainetele kõrvale võib-olla tinglikult öelda, et on lihtsalt biomajanduse või ega biomajandusest, loodusest saadavad ained on ka, eks ju, kemikaalid samamoodi, aga ütleme siis tänapäeval üha rohkem üritatakse disainida niimoodi tooteid või uusi tooteid, et see tooraine on just täpselt sealt sellisel kujul, nagu ta seal looduses on. Midagi ohtlikku sinna juurde ei panda. Ja võt roheettevõtete puhul ma näen hästi suurt arenguruumi just selle koha pealt, et kasutatakse, no need minu näited siin selle slaidi peal on kõik seotud vetikate ja mere ja siis pillilokõrred, et kuna see on lihtsalt minu valdkond, ma sellepärast armastan siia panna selliseid pilte, aga Eesti näiteks üks edulugu on hoopistükkis vaarikapüreest ja vaarikamahlast ja siis neil jäid järgi need vaarikaseemned ja kui nad hakkasid ja see kogus, mis neil järgi jäi, oli üsna suur. Ikkagi seal, maailma mõistes vähe, aga ikkagi sadades kilodes ja siis nad leidsid, et tegelikult see seemnetest saadud vaarikaõli on tuhandeid kordi kallim, väärtuslikum tooraine kui see mahl, eks ju, ja nad teenisid selle tootega, nad olid selle arenduse ära teinud oluliselt rohkem, et just see kastist välja mõtleme, mis, kui te mind kuulate, kindlasti mõnel tekib aha, et just see ringdisaini asi ka, et mitte miski ei lähe kaotsi. Et see slaidi kõige parempoolne, see tursarull on Eesti Saaremaa kalaettevõtte toode. Nad tegelikult põhitootena kõikvõimalikke kalatooteid nii värskena, külmutatuna,
ja siis läheb ka vist, ma ei tea, kas nad seda konservi Eestis teevad, aga põhimõtteliselt ka tuleb konserv sellest Läänemerest püütud kalast, aga siis see tursa nahk jääb järgi ja nemad mõtlesid, aga miks mitte, kuivatame ära, ei maitsesta, just täpselt nii on. Ta tõmbab niimoodi rulli ja siis nad müüvad seda tursarulli koertele ja kassidele. Et mõtlesid jälle kastist välja, et leidke neid looduslikke materjale, mida enda toodeteks teha. Siis mulle väga meeldiks, kui tekiks hulgi selliseid ettevõtteid, kes läbi oma tooteteenuse leiavad võimaluse keskkonda parandada. Ehk näiteks need vasakul pool olevad joogikõrred. No iseküsimus on jah, muidugi see, et kas me üldse neid joogikõrsi vajame, et aga no olgu, kui vajame ja võib-olla äkki näiteks mõni laps vajab või see on tore, noh, las ta siis olla see pilliroo kõrs. Iga kord, kui me selle pilliroo suures koguses sealt talvel maha lõikame, ei lase tal sinna merre uuesti ära kõduneda, võtame me suures koguses üleliigset lämmastikku ja fosforit. No lämmastikku saab õhust ka, seda on keeruline reguleerida, aga me võtame fosfori merest välja. Et see on selgelt ka tegevus. Nad ise küll ei teinud oma ettevõtted sellise mõttega, aga kui ma nendega rääkinud olen nüüd, nad on mõned aastad tegutsenud, see konkreetne ettevõte, et siis tegelikult nad iga kord, kui nad oma toodet teevad, nad parandavad seda keskkonnaseisundit seal Läänemeres. Siis leidke ettevõtted, kellel on sarnased huvid. Üks teeb kalaliha, tursalihast mingit vääristoodet, need nahad jäävad järgi. Äkki saate teie midagi teha. Võtke teadlastega julgelt ühendust. Et jah, siin võib olla küll niimoodi, et üks vetikaettevõte on ka, et 8 aasta jooksul nad kogu aeg kukkusid läbi ja no laborist saab väga kergelt igasuguseid asju teha. Aga et see toode jõuaks päriselt laborist suurde tootmisesse ja et see oleks seal mõistlik teha ja et keegi ostab ka seda toodet, see etapp on keeruline, Eestis vähemalt. No siis üks võimalus ongi, müüte oma idee on ju maha. Aga ei tasu sellest 8 aastast nagu heituda, et nad lõpuks jõudsid nende komponentideni, mida sealt vetikatest saab teadlaste abiga, et mitte ainult merevaldkonnas, vaid üldse julgustan vaatama, et mida teadlased teevad. Ja noh, vetikatest saab marmelaadi on ju. Just sellel nädalal tuli Beritšil välja furtselaraaniga, agarikuga, ehk siis tardainega selline näopihusti, mis tõmbab trimmi kõik. Ma ei ole ise kasutanud, aga selline oli reklaam. Siis vetikaid saab süüa. Siis kas Eeva on täna siin või ei ole? Et see paremalt poolt teine on vetikatest tehtud džinn. Päris kallis. Kääritada saab vetikaid väga hästi. Üldse biomaterjal saab väga hästi kääritada, et see ei pea olema kartul või nisu, millest viina tehakse või džinni. Ma ei tea päris täpselt, kuidas džinni tehakse, aga no mingisugused alkoholiprotsessid seal igal juhul on ju käivad. Et mõelge jälle niimoodi midagi uut. Siia tegelikult sobib väga hästi see maapäeval, kui meil oli see 3K siis töötuba arutelu, et siis selles ringmajanduse teemaplokist tuli just välja täpselt seesama, et mõtle kastist välja, proovi ära, leida kõik võimalikud lahendused selleks, et oma tooraine võimalikult ära kasutada, et just juba endal ei läheks mitte midagi kuskile raisku. Ja, just. Leia koostööpartnereid ja ka see, et julgeb minna teadlaste ja ülikoolide poole ja et ära lase ennast ära hirmutada ka võib-olla ülikooli nimest iga kord, et selle ülikooli sees võib peituda väga palju, et väga just tulid kõik need aspektid ka seal arutelu käigus kenasti välja.
ja nüüd iseenesest me olemegi jõudnud nii-öelda oma selle nii-öelda teooria osa lõppu, mis siin juba vahepeal nii-öelda natukese praktikaga nii-öelda on läbi imbunud. Ja mõned küsimused on kenasti juba chatis ka olnud ja juba vastusega saanud. Ja Merilin siin kosmeetika juures kirjutas, et on Inkle Beauty äpp kosmeetikatoodete nii-öelda koostise hindamiseks. Tõepoolest, see on minu hinnangul ka üks nii-öelda kõige lihtsamini, kõige paremini töötavaid äppe ja seal on ka üsna suur hulk Eesti enda tootjate tooteid juba sees, et annavad siis hinnangu, missugune koostisaine nii-öelda valgusfoori süsteemis punane, kollane, roheline, et mis see toode siis sisaldab. Hetkel on mul endal katsetamisel üks äpp, mille ma leidsin, mis peaks siis ütlema, et kas toode potentsiaalselt sisaldab mikroplasti. Aga kuna ma väga tihti kosmeetikat ei osta või niimoodi, et siis ma pole võtnud ette seda tretti, et ma lähen poodi ja lihtsalt skännin sealt ja vaatan, kas ta mulle nagu räägib tõtt või ei räägi tõtt. Et eks neid tänapäeval neid igasuguseid tehnikavidinaid või nii-öelda abikäsi nii-öelda tarbijana on olemas, et ma saan nii-öelda teadlikuma otsuse või teadlikuma valiku teha. Nii, aga enne, kui võib-olla siin me vaatame mõne küsimuse, mis on tulnud sinna meie Facebooki, et äkki on kohalviibijatel veel küsimusi ja võib julgelt panna sisse oma kaamera ja küsida täitsa niimoodi koos pildiga ja heliga. Võib ka chati kirjutada. Võib. Et meil oleks väga hea meel, kui tuleksid niimoodi otse-eetrist neid. Et Facebookis me saame vastata nii või teisiti, on ju kirjalikult ka, aga tore oleks siis küsin, kui tohib. Jaa, muidugi. Et mina olen Ingrid Siiberg Läänemaalt Nõvalt ja minu tooteks on puhtast loodusest, valdavalt metsast korjatud ravimtaimed, mis ma siis korjan, puhastan, kuivatan, pakendan ja panen müüki. Ja küsimus on see, et kas mul oleks mõistlik mõelda ökomärgise taotlemisele või jätkan kohaliku sõnumiga, millega ma olen alustanud turul? Kohaliku sõnumit saate te igal juhul edasi jagada. Väga paljudel, kuna Eesti metsamaa on üldse ökoala, siis selle märgis ja mahemärgis toidul on selles mõttes hea, et seda saab Eestis taodelda. Et ta on palju lihtsam protseduuriliselt ja ta ei ole ka nii hirmus kallis kui näiteks Euroopast kosmeetika või puhastusvahenditele. Et hästi paljudel toodetel on, kui me ravimtaimedest räägime. Aga ja see on täna ikkagi turul eeliseks arvatavasti? No ma ei tea, mis sa, Kai, arvad? Mina, kui ma näen, et sinna on kirjutatud põdrasamblik või tammekoor, ma väga ei muretse selle pärast, kas tal on ökomärgis või mitte. Kui ta on Eestist toodud asi või Eesti päritoluga. Mul on endas kõhutunne, just ütlema seda sama, et kas ja millist lisandväärtust see nagu annab, et see märgis seal olemas on. Et pigem ongi väga selgelt just kommunikeerida seda nii-öelda kohalikku ja seda, et kust see toode pärit on, et kui mina ise ka näiteks nii-öelda ravimtaimi või midagi teed ostan, siis ma ikkagi vaatan just seda, et mis see päritolu on. Ja nagu Helen ütles, et ega mina ka nii-öelda siis enam seda märki nii palju ei vaata, et kas sealt nüüd on nii-öelda see mingi märk nagu lisaks. Et ma arvan, et see on see koht, mida nagu tasub mõelda või hinnata, et missuguse lisandväärtuse see kaasa toob. Aitäh! Aga kui ma näiteks mõtlen, ma ei tea, kurkumit või Shenzheni, mis on kuskilt kaugelt toodud, ma üldse ei hooma, kust kohast ta päriselt see taim on kasvanud ja millise tee ta on minuni läbi teinud. Et seal ma küll vaatan, et kas tal on see mahemärgis olemas või ei ole. Et kui te eksportida tahate või Eestist välja, võib-olla siis oleks variant. Ja siis peaks koonduma kellegiga kokku ja koos taotlema. Aitäh! Ja.
Üks on selline, et kui ma näiteks hakkan tammekoort müüma või mis iganes ravimtaimi metsalt korjama, siis kas peab olema või mõtlema selle peale, kuidas on see reguleeritud, et kas ma tohin lihtsalt minna ja võtta või mul peab selleks mingi luba olema? Nii, ja teine küsimus on siis veel see, et ma sain tegelikult siit täna nagu päris palju mõtteid, ideid, et kuidas nagu oma toodet arendada või mida üldse teha. Aga kas on mõni selline koht, kus inimene, kellel ei ole ideed, saaks nagu otsida, vaadata, mis on tehtud maailmas või kuidagi nagu seda nagu mõtet lahti saada või mingeid näidiseid või asju, kas on mingid siuksed lehekülgi või äppe või mingeid siukseid asju ka? Ma alustan sellest teisest küsimusest vist pigem, et ma ei oska küll öelda, et kas nüüd siukest on, et kus kõik asjad nii-öelda on kuidagi kokku koondatud, et ilmselt mitte, aga sellel samal 3K arutelul tuli ka see, et tegelikult ülikoolide lehtedel on tudengite vist uurimustöid ja asju päris palju, et mida tasuks nii-öelda studeerida neid teemasid, et mida nad on seal teinud ja siis vaadata, et kuna just seal võib-olla on ka siukseid asju, mis on nii-öelda mingil hetkel nagu eksperimentaalsed, et ei olegi eeldus, et justkui sealt midagi väga nii-öelda suurt välja kasvab, aga võib-olla just on see, paneb selle nii-öelda mõtte liikuma. Esimene küsimus, toiduainete ja nii-öelda toidu tootmisega tegelikult üleüldse väga midagi ei tea, aga siis mõeldes just selle poole, et ilmselt päris nii, et sa eks pead teadma ikkagi, et sa looduskaitsealuseid liike ei korja ja sealt, kus nii-öelda, et aga muus osas ma ei oska ja pead ju jälgima seda, et see asi sul ikkagi ka jätkusuutlik selles mõttes oleks, et sa seda tamme ära ei koori, ütleme siis nii-öelda tamme ei koori ära ja siis see tamm kuivab ära ja siis ongi nagu kõik. Et see peab ikkagi olema ka, et võib-olla Helen, sa oskad seda poolt ka kommenteerida rohkem. Et kuuselt ja männilt saad niimoodi elusast peast võtta mitmeid kordi elu jooksul on ju vaiku, aga kui männikoor on ära võetud, võib-olla see oli mul jah selline halb näide, et elusalt puult ei saa seda, eks ju. Et siis selle puu eluiga on läbi tänu sellele või selle tõttu, et mina tegin sellest toote. Aga iseenesest üksikute puude langetamine enda metsast on väga lihtne. Teatud juhtudel ei ole vaja isegi metsateatist. Ja kui see tootmine on juba selline, et peab terve hektari metsa näiteks maha võtma, et saada, ütleme, kasetohtu. Et siis Eestis ka ei ole üleliia keeruline see raieluba päriselt saada. Aga minu jaoks, et kas ta on siis ikka roheline ettevõte? Võib-olla mõnikord ongi. Aeg-ajalt tulebki teha ju harvendusraiet, eks ju, kui näiteks seda metsanäidet võtta. Aga rikkuda ei või ja ei tohi kahjustada seda elusorganismi. See on küll reegel. Et võib-olla kui mingi mõte või asi selline tuleb, et siis võib-olla jälle ka, et oma kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole ka pöörduda, kuigi reeglina nad teavad ilmselt väga hästi igasugu jäätmetega seotud asju ja korraldavad seda. Aga nemad teavad ka kohalikke muid asju või ka siis Keskkonnaministeeriumisse, Keskkonnaagentuuri või ka Keskkonnaametisse, et küsida sealt. Et seal on siis vastavad inimesed, kes võib-olla oskavad öelda, et kuidas või mis. Mida ei tohi teha, ütleb meil Eestis looduskaitseseadus. No just. Et ka näiteks seesama praegu ütleme karulauguga, et karulauku võib korjata, aga ainult enda tarbeks ja sa ei tohi sealt võtta teda koos et sa teda kahjustaksid, et juurega, et ainult lehti, et siis looduskaitseseadus on see, mis neid asju seal sätestab. Aitäh! Nii, küsimus, mida kasetohuga muidu tehakse? See peaks ju ka üle jääma. Praegu ei tehta vist eriti midagi, kuigi Võrumaal neid korve punutakse ja tehakse selliseid näidisviiske. Pastlaid vist tehakse nahast, jah, et viisud siis. Aga masstoodang ta loomulikult ei ole. Aga samas Eesti väiksuse puhul ilmselt ongi selline
kogukonnaturism või kogemusturismi müük ja siis nende kasetohustoodete müük täitsa ju võimalik. Aga jah, kui tehakse kaselauda, siis ju üldse ei ole vaja seda välist koore osa. Kindlasti saab kasekoorest midagi muud veel teha. Nii, siis soovitus Kertule vastuseks küsida ChatGPT-lt, et kus igasugu ideed kirjas on. Siinkohal nüüd muidugi tuletan meelde, et ega siis ChatGPT ei ole sugugi tegelikult mitte väga keskkonnasõbralik Keskkond, jah. Keskkond, et tema siis tegelikult CO2 jalajälg on märkimisväärselt suurem võrreldes tavalise otsingumootori Google'i kasutamisega, ehk siis tasub enne ChatGPT-lt küsimist tegelikult mõelda, et kas äkki lihtne guugeldamine annab mulle ka selle vastuse. Võib-olla küll natukese rohkem ajakuluga endal, aga siis vähendab seda CO2. Tõsi, nii on, jah. Tore vidin küll, et kangesti tahaks küsida ja muudkui taga mängida, aga tuleb endale meelde tuletada, et mitte alati ei ole nii tore. Kas kellelgi veel tekkis küsimusi või mõtteid? Mina korra tegelikult jagaks ka veel võib-olla selle eelmise aruteluga seonduvalt. Et mina olen täitsa natukene proovinud ChatGPT-d oma nagu siis ettevõtte teenuste arendamisel. Olen hästi nagu algusfaasis, et mässan siin oma vanaisa taluga ja mul on olnud nagu hästi palju mõtteid ja ma tunnen, et mind on praegu see ChatGPT hästi palju edasi aidanud, et ma olen saanud oma nagu mõtteid välja kirjutada, neid kategoriseerida ja siis ta on nagu pakkunud sealt nagu lahendusi ka. Et võib-olla see rohe või see süsiniku jälje teema, et mul tekkis nagu see mõte, et võib-olla tasuks nagu läbi mõelda, et need küsimused, mida nagu küsida, et mitte seda nagu ajaviiteks kasutada, aga mõtestatult õige koha peal, ma arvan, et see võib olla väga kasulik tööriist. Ja, ei, ma seda ei ütlegi, et ta üldse on kasutu oleks, et ta kindlasti, ega ta on tulnud selleks, et jääda. Et aga lihtsalt mõeldagi, et ei tasuda käest lihtsalt naljaviluks küsida kogu aeg, et nii tore. Või pilte teha. Veel hullem. Ja muidu see eelmine kõneleja mul läks kõrvust mööda, et kust kandist ta oli ja mis see asi oli, mida ta täpselt loodusest nagu korjata tahtis, sest et mul on kuskil 9 hektarit metsa ja siis on vana põllumaad ka, mis on praegu natukene niisuguses äraootavas seisukohas, et mida sellega edasi teha. Aga ma muidu seda metsaala ma tegelikult tahaks kasutada või ma just tegelikult tahakski leida mingisuguseid erinevaid koostööpartnereid, kes tahaks koos nagu metsast mingeid asju korjata ja siis ma ei tea, kuidagi koostööd teha. Et see mets oleks nagu püsiv väärtus, aga samas, et oleks nagu kasutatud. Kas teil on püsimetsa-majandamise mõte ka käinud peast läbi või olete kuulnud? On küll, olen natukene kuidagi... Et võib-olla see on ka võimalus. Selles mõttes, et... Metsa omada, saada kasu, aga et mets oleks ikka... Mina isiklikult olen selle nagu püsimetsanduse teemaga hetkel veits ummikus, et ma olen praegu nüüd 5 aastat seda metsa siin aktiivselt majandanud ja ma olen nagu saanud aru, et praegu meil Eestis on niisugune süsteem, et kui mingit metsamaterjali tahta müüa päriselt, siis on vajalikud nagu suuremad kogused ja siis on see harvesterid ja väljaveomasinad ja lepingud ja igasugused asjad. Kui tahta seda teha väikeses koguses või väikeses mahus, siis on see, mul ongi siin praegu nagu veits selline sein ees, et kuidas siis nagu täpsemalt seda teha. Et võib-olla, ma olen praegu siin nii palju alustanud, et ma tahaks, et mul oleks metsas nagu põhimõtteliselt samamoodi nagu mul vanaisal olid püsivad traktori väljaveoteed, aga ma tahaks, et mul oleks ATV väljaveo nagu veoteed, et ma saaks nagu ATV-ga mingitesse kohtadesse ligi
samas, et ma igalt poolt nagu seda maastikku ära ei lõhu. Ja siis nagu jah, ongi põhimõtteliselt iga aasta väikeses koguses siis talvel metsakuiva ja mingit nagu materjali välja vedada. Aga see, kuidas see nagu rahaliselt kasumlik oleks, mina seda praegu ei tea, et praegu ma ikkagi nagu maksan peale sellele tegevusele. Aga võtke ühendust nende püsimetsamajandajatega ja Rainer Kuubaga. Lembel on käsi püsti. Lembel on jah käsi püsti. Mõtlesin, ma viskan õhku siin ühe idee, et siin jälle on väga palju neid, kes loodusega tegelevad ja kellel on mingid suhteliselt väikesed talud. Mul endal ise ka alustan 4-hektarilist talu, kus väga põllumajandust ei saagi harrastada ja ma lähen nagu permakultuuri peale. Ma nii õudselt igatseks, et siin meil tekiks selline kogukond, kes omavahel räägib, mõni on juba siin 5-10 aastat tegelenud, mõni alles alustab, aga samas ka see, kes alustab, on võib-olla teoreetiliselt teab jälle mõnda sellist asja, mida see pikemaajaline ei tee, et jube hea oleks saada ühel teemal huvitatud inimestega kokku ja rääkida. Permakultuuriühing. Just uus juhatus valiti paar kuud tagasi, võib-olla oli ka 6 aega tagasi. Ma rohkem praegu, selline see on hea, et see on, aga ma mõtlesin nagu praegu, et siin selles kõikides valdkondades. Leida kaasamõtlejad. Tasub täitsa või siis vaata nüüd siin, kui meil siin nendes mentorakendes ja siis oleme, et nimesid aga muudkui kirja panna, et siis teab, kelle käest üles otsida, et eks ta nii see võrgustik ju tekib ja et kui on võimalusi ka siin chatis otse kirjutada, et kui ei taha, et kõik näevad, et siis et palun mulle, et kas vahetame kontakte ja siis ongi kontakt ju ka loodud juba kiiremini. Siin vahepeal tuli selle Kiud ettevõtte kohta küsimus. Siiri, sina äkki tead vastust sellele, kuidas nad seda Kiudu teevad? Tead, ma jään vastuse võlgu, et ma arvan, et peame küsima Kai käest otse. Et me tegime küll, ta oli mul ju lõputöös on ju intervjueeritav, aga ma nii tehnoloogiliseks ei läinud selle küsimusega. Peame Kai käest uurima. Et kui nüüd Kaiga ühendust ei saa, on ju, et Merilin, anna siis mulle palun märku, ma proovin teid kokku viia. Nii, siin tuli üks küsimus. Kasvatan niidetud heina mereadru baasil mustsõstraid. Kas lauset looduslike väetiste baasil kasvatatud mustsõstrat tohib kirjeldamiseks kasutada või peab tõestama? Küsimuse teine pool on nagu Kaile. Jah, aga see on nii hea küsimus, et ma tõesti nüüd hetkel ei oska praegu vastata, et kas ja kui palju seda peab tõendama, et selle kõik, mis puudutab nüüd seda roheväidete direktiivi ja selle tõendamist, et mida nüüd täpselt seal tõestama peab ja kuidas peab tõestama, see tegelikult on veel ebaselge. Et tarbijate seisukohast on jah, kõik, mis võib teda eksitada, on nagu ära keelatud või et ei tohi nagu kasutada. Samas antud juhul see looduslike väetiste baasil kasvatatud mustsõstrad, ma ei ütleks, et ta ju tarbijat eksitab. Eriti, kui see päriselt ka nii on. Mina sellisel juhul vist teeksin niimoodi, et ma teeks pilte oma kasvatusprotsessist, paneks need pildid üles avalikku, kirjeldaks, mida ma seal kasutan, millist, et kas on põisadru või mingeid muid vetikaid, mida ma selle vetikaga teen, kas ma enne fermenteerin teda, teen kompostiks või panen otse, paneks sinna selle loo juurde. Ja kui keegi tuleb küsima ministeeriumist või ametnike hulgast, et mida te teete ja tõendage nüüd, siis eelmine nädal, paar päeva tagasi oli just ministeeriumi esindaja ettekanne just sellel täpselt samal teemal ja nad ütlesid, et nad ei trahvi, et nad nõustavad. Ja siis ma palukski, aga palun, siis nüüd nõustage ja öelge, et mida ma nüüd teen, kuhu ma selle
kirja pean saatma, et kas ma saadan näiteks Mereinstituuti, et ma tulen teile vaatan ja tõesti olete pannud põhisadrofookus vesikuloosus, et kas anname mingi sertifikaadi välja, et ja teil oli see vetikas, et kas see on nagu piisav tõestus või tegelikult on piisav juba see, et te olete ära kirjeldanud ja tõesti piltide peal on näha, et te olete seda teinud, mida te räägite. Aga ministeerium jah ütles, et nad ei trahvi, nad on nõustav. No väga hea, ma katsun ka silma peal hoida selle koha pealt, et see nagu väga üle mõistuse ei läheks, vähemalt merevaldkonnas, kus ma ise. Noh, ka üleüldse, nii palju, kui mina ka praegu olen ministeeriumi poole pealt inimestega suhelnud, siis nad ütlevad, et nad nagu ikkagi ise proovivad ka hoida seda, et see asi nagu üle võlli ei läheks. Ja et Eestis siis nad just täpselt, et nad pigem tegelevad selle nõustamisega ja ei hakka nagu hullult Keskkonna ja Kliimaministeerium siis. Jah, just. Et ei ole seal neil plaanis nagu hullult trahvima ja asju tegema hakata. Et aga ka siin täpselt oligi see, et see lihtsustatud protseduur, mis tähendas siis mingite tehniliste dokumentide täitmist, mida siis eraldi tõestama otseselt ei pea, et aga et mida see siis täpselt tähendab, et võib-olla see ongi seesama, et ma kirjeldan oma protsessi seal ilusti lahti ära, mul on fototõestused või asjad seal juures, et kui keegi küsib, siis ma saan näidata ja võimalik, et sellest ongi, et see on täiesti piisav. Kas kellelgi veel tekkis mõttekesi või teid? Kuidas nüüd edasi? Aga võib-olla siis võtab selle looduskosmeetika valdkonna, et mille kohta oli küsimus, et kuidas see valdkond üldse reguleeritud on ja... Et seal olid nii kosmeetika kui küünlad. Vaatame, kuidas me ära katame selle. Saad sa järgmise slaidi panna? Mul päris peas ei ole. Looduskosmeetika, kui reguleeritud valdkond üldse on. Algselt oli võtta suund ja looduskosmeetikat toota vastavat haridust ei ole. Ei ole vaja vastavat haridust. Iga retsept peaks läbima kallid laborianalüüsid. Selle koha peal ma küll ei saanud päris täpselt aru, et mis need laborianalüüsid on, et kui te tahate väita seda, et minu toode näiteks kestab 80 kuud, siis on küll seda laborianalüüsi vaja. Aga kui te mõtlesite siin analüüside koha pealt toote ohutushinnanguid, mis tõesti tuleb teha absoluutselt kõikide kosmeetikatoodetega, ka looduskosmeetikatoodetega, siis paljudel juhtudel üldse laboris analüüse ei tehta, seda tehakse teie kirjelduse toote koostise nimekirja ja tootmisprotsessi kirjelduse alusel, aga see on tõesti selline, mida tuleb teha. Eestis on mõned kosmeetika ohutushindajad. Õnneks on see, et kui Eestis on see protsess läbi tehtud, siis on võimalik seda toodet müüa ükskõik kus Euroopa Liidus ja ei pea seal teises riigis uuesti jälle tegema. Ma võtaks selle kolmanda ka võib-olla, et kas teenust osutades näiteks nahka niisutava keha või tegemise töötuba, ütleme üldse looduskosmeetika töötuba, on ka kuidagi ära reguleeritud. Ise jälgin hügieeninõudeid. Inimesed valmistavad. Mina läksin looduskosmeetika tootmiselt, umbes 15 aastat tagasi tootsime oma ettevõttega. Just sellele teele, et ma pigem hakkasin õpetama. Ühe korra on käinud ka Terviseameti ametnik. Ta küll kohal ei tulnud, aga saatis väga kurja kirja, et mida te teete, miks te seda teete, miks te õpetate. Ja siis ma küsisin, et millised on reeglid, et ma ei tohi seda teha. Ütleme niimoodi, et ka tänasel päeval ei ole mitte ühtegi reeglit selle kohta, et ükskõik kes ei võiks õpetada. Siis ta selle koha pealt võttis tagasi. Minu võib-olla trump oli see ka, et ma ütlesin, et teate, et ma olen õppinud keemiat ülikooli tasandil. Ma õpetan seda sama ülikoolis, ma võin koolis õpetada. Et miks ma siis ei või täiskasvanuid? Täiskasvanute õpetamisel küll üks asi kohe-kohe, see küll ei ole kohustuslik, aga üha rohkem tahetakse, et need, kes koolitavad, oleksid läbinud täiskasvanute koolitaja õppe või siis teinud kutsetunnistuse.
Samas see kutsetunnistus annab seda, et on võimalik küsida Maksuametist raha tagasi. Aga tegelikult täna mitte ükski seadus ei keela ükskõik kellel, ükskõik missuguseid kosmeetika valmistamise koolitusi läbi viia. Kui jah, keegi kaebab või kui tõesti on mingisugused ohuolukorrad, näiteks mina õpetan ka seebi tegemist. Ja kui ma ütleksin, et valage seda naatriumhüdroksiidi ükskõik kuhu on ju, siis selge on, et väga kiiresti keegi saab kahjustatud ja siis ilmselt jõuab ka see Terviseamet minuni, et ma pean ise vastutustundlik, eks ju olema. Aga tahate õpetada, siis täiendage, uurige ja laske ennast turule. Sina, Kai, oskad nende küünalde kohta? No eks see küünalde teema on selles mõttes kuidas ma ütlen siis, keeruline, eks see lõpuks sõltub ju sellest, milliseid küünlaid täpselt kasutada ja siin küsimus ka selle kohta, et kas eelistada sojavaha, mis siis tuleb Hiinast või rapsivaha, mis on Euroopa Liidus. Kui ma niimoodi esimese hooga ütlen, siis ma ütleks, et kindlasti võiks eelistada Euroopa Liidu toodangut, sest et see tõenäoliselt vastab ikkagi vähe rohkematele punktidele seaduses kui see, mis Hiinast tuleb, sest et sealt meil puudub igasugune ülevaade, kuidas ja kust teda tegelikult toodetud on. Ja siis küsimus rapsivaha kohta, et kas Eestis oleks seda võimalik toota, sest rapsipõlde meil ju on. Ja see on nüüd selline küsimus, mille kohta mina jään küll vastuse võlgu, et ma ei oska öelda, et kas see oleks võimalik. Ja et teisest küljest on nüüd see rapsipõld ka selline, et kui see on niisugune suur ja kollane, siis ta tegelikult ökoloogiliselt ei ole sugugi tegelikult kõige mõistlikum. Et üks jälle monokultuuri lahmakas ja tõenäoliselt on seal ka küsimus selliseid, milliseid kemikaale või putukatõrjevahendeid seal kasutatakse selleks. Raps vajab palju, jah. Et ta üleüldse midagi tooks kaasa. Aga küünalde kohta tasub kindlasti uurida seda juhendit, mis puudutab siis küünalde märgistamist, et seal on ka koostise kohta kirjas. Ja küünalde puhul kindlasti tasuks väga hoolega läbi mõelda see, et millist, kui ju tahetakse teha lõhnaküünalt, et mis on siis see, mis selle lõhna annab, et missugune kemikaal või kust see kemikaal tuleb, et kas tegemist on siis loodusliku, siis essentsiga või selle lõhnaainega. Eeterliku õliga. Jah, eeterliku õliga, just. Või on ta kuidagi kunstlikult toodetud, sest et erinevad lõhnaained on üks kõige suuremaid allergeenide, kõige suurem allergiate põhjustajaid ja seal tegelikult lõpuks ei ole vahet, et kui on tsitruse lõhn, et kas see on siis looduslik või tehislikult toodetud allergiat võib ta nii või teisiti põhjustada, et selle koha pealt peaks jälgima, et mida sinna küünla siis panna. Neljas küsimus puudutab siis pakendamise viise, et kui näiteks kehakoorijad, et kas plastik või klaaspurk. Jah, eks ta on dilemma, et plastpurgi eelis, nii nagu siin küsimuses ka on öeldud, et vannitubades tavaliselt on meil kivipõrand, et kui siis käed on libedad ja ta sinna maha kukub ja siis on klaasikillud taga, et siis ta kindlasti ei ole mõttekas. Samas klaaspurki on võimalik mitu korda kasutada. Nüüd muidugi plastikuid tänapäeval on ka ikkagi nii palju erinevaid, et ka neid on võimalik mitmeid kordi osasid kasutada, et ei ole sugugi mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks. Minu jaoks tekib siin see küsimus, et kas on kuidagi võimalik organiseerida see, et nüüd näiteks tarbija, kes selle ostab, selle kehakoorija, et kas ta saab selle plast või pakendi siis kuidagi tagastada, et seda saab siis tootja uuesti kasutada. Või on võimalik hoopis mingisugust täitepakendit. Või kui on siis näiteks töötoast tegemine, siis on üks variant see, et paluda kõikidel osalejatel hoopis oma pakend või purk kaasa võtta, et las tuleb, teeb oma sinna pakendi sisse ja võtab sellega pärast koju kaasa.
chatis ma nägin, et on soovitus, et metallpurk iseenesest pole paha. Nüüd küsimus on see, et mis see kehakoorija täpselt sisaldab, et ega seal pole ohtu, et see metall selle koorijaga kuidagi nii-öelda reageerima võiks hakata, et eriti kui näiteks on seal kehakoorija sees mingisugust tsitrusõlist, mis on happeline, siis happe ja metall nii-öelda väga hästi omavahel kokku ei lähe või lähevad küll, vastupidi, neile väga meeldib üksteisega koos olla, et siis nad saavad seal reageerida ja tuleb hoopis midagi muud välja. Et siis tasub seda jälgida, et mis seal siis sees on, et ega seda ohtu seal ei ole. Et muidu iseenesest on metall küll, jah. Samas keskkonna jalajälje mõttes küsimus on jälle see, et kust ja kuidas see metall nii-öelda on tulnud ja kuidas teda toodetakse. Ja metall siis oleks parem kui roostevaba teras, jah, mitte alumiinium. Ja, sest roostevaba terasel on see jalajälg. Toote mõttes, et siis ta ei reageeri nii palju, aga jalajälg. Just. Aga kuidas nende plastide reageerimisel on näiteks kehakreemiga või rasvase kehakoorijaga? Eks nad reageerivad. Nüüd samas on see, et neid ei tasu muidugi just nemad, pigem on see, et kui on sooja käes, siis ta on, plastil on nagu see, et aga vannitoas muidugi on hea ja soe ja niiske, et siis ta võiks mingisugust reaktsiooni olla. Plasti puhul muidugi on ka see, et kas ja kui palju seal seda mikroplasti hakkab tekkima. Et kuigi see klaas on nagu ohtlik, siis samas selle nii-öelda või nii-öelda selles mõttes on ta tegelikult ikkagi nagu kõige justkui parem. Klaasile võiks ju tegelikult siis ümber heegeldada või teha mingisuguse siukse pehmenduse, et sa paned selle klaaspurgi sinna sisse, selle pehmenduse sisse, et siis kui ta siis näppude vahelt ei kuku maha, et seal on nii-öelda mingi ümbris, mis teda kinni hoiab. Ja kui ka maha kukub, siis ei lähe katki. Või kui katki läheb, siis läheb vähemasti kinnises nii-öelda ümbrises. Aga jah, ideaalis võiks, et siin on ka kommentaar, et paljud pakendid olla universaalsed ja taaskasutatavad, et see võiks olla, jah, et sinnapoole me võiks liikuda. Aga siin vahepeal enne oli veel küsimus, ja minu meelest see on niisugune $1 000 küsimus, et kuidas riiklikul tasemel mõjutada inimesi keskkonnasõbralikumaid valikuid tegema ja vähem tarbima. Ja ma isegi ütleks, et see ei ole mitte ainult riiklikul tasandil, vaid ütleks kogu maailma tasemel. Globaalselt, et kus see kuldvõtmeke on, mis selle probleemi ära lahendaks, et inimene, eriti just tänapäeval, et kõike oleks nii tarbimisele orienteeritud. Aga see on tegelikult vist üleüldse meie majandussüsteemi nii-öelda häda, et praegu on nii-öelda kõik kasvule orienteeritud ja kus see kasv tuleb, on ju tarbimisest. Et siis kui ei tarbi, siis majandus langeb, siis on jama. Kui kriis on käes ja tegelikult miks sellest ringmajandusest ka hakatakse nüüd üha rohkem rääkima, et plasti tuleb taaskasutada ja tuleb kokku koguda ja siis jälle taaskasutada. Et meil on probleem selle plastiga keskkonnas, ta laguneb seal. Ja ühel hetkel need naftaväljad saavad ka väiksemaks ja ammenduvad, eks ju. Et kui kriis on käes, siis tekib võimalus. Aga teist positiivse poole pealt võttes, et eks see nii-öelda inimeste nii-öelda valikute tegemine, nende nügimine on pikaajaline protsess. Et eks see on tegelikult ka see, mida me ju siin nii-öelda väikselt ja vaikselt igapäevaselt teeme ja seesama programmgi ja meie kõik, kes me tahame oma nii-öelda toodet või teenust rohelisemalt müüa, ühelt ikka nügime seda tarbijat teadlikumat ja keskkonnasõbralikumat valikut tegema ja ka teisest küljest vähem tarbima, et me pakumegi nii-öelda kestlikumat pikemaajaakset toodet, et ei peaks ostma kogu aeg uut ja uut, vaid selle ühe ja sama nii-öelda vana asjaga saab väga pikalt hakkama, et ei ole vaja. Aga jah, kahjuks need asjad võtavad kaua aega. Lootus on see, et uus põlvkond, kes peale tuleb, on teistpidi võib-olla hoopis teadlikum ja teeb teistsuguseid valikuid, kui praegu tehakse. No võib-olla tõesti. Lootust on igal juhul. Jah, on. Kui noori vaadata koolis ja ülikoolis, siis. Jah. Noorus ei ole hukas, jah? Ei, üldse.
kas sellega siis saame täna selle tõdemusega võtta selle ägeda mentorakna kokku, et kell hakkab 7:30 saama. Et kas on veel küsimusi? Vist ei ole. Olge julged, kui on küsimus, siis ärge olge tagasihoidlikud. Ja, et kuniks keegi veel kogub küsimusi, siis mina tänan, Kai ja Helen. Teiega on nii hea koos seda programmi teha. Täna tuli, ma juba arvasin, et ma tean paljut, aga sain veel rohkem jälle teada. Nii et palju uusi teadmisi ja suur tänu kõikidele osalejatele, et esitasite küsimusi, kuulasite ja ma loodan, et saite oma ettevõtete ja ideede juurde ka väikeseid nippe ja lisamõtteid. Nii et suur tänu. Kohtume siis juba 8. mail. Vahepeal teeme ühe vägeva Volbri öötule ja tähistame maipühi ja näeme jälle. Et kohtumisteni ja veel kord aitäh teile, naised. Aitäh, ilusat kevadet! Ilusat kevadet! Aitäh, ilusat õhtut!